Lugemine Püha Johannese evangeeliumist 2. peatükist. Au sulle, issand, au sulle. 3. päeval olid pulmad Galilea Kaanas ja Jeesuse ema oli seal. Ka Jeesus ja ta jüngrid olid kutsutud pulma. Aga kui veinist tuli puudus, ütles Jeesuse ema talle, neil ei ole enam veini. Jeesus ütles talle, mis on sul minuga asja, naine, minu tund ei ole veel tulnud. Ta ema ütles teenritele, mida iganes tema teile ütleb, seda tehke. Seal oli aga 6 kivianumat juutide puhastuskombe pärast. Igaühte võis mahtuda vähemalt 100 liitrit. Jeesus ütles neile, täitke anumad veega. Ja nad täitsid need päevtasa. Ja ta ütles neile, ammutage nüüd ja viige pulmavanemale. Ja nemad viisid. Aga kui pulmavanem maitses vett, mis oli muutunud veiniks, ega teadnud, kust see on, teenrid aga, kes olid vee ammutanud, teadsid seda, siis pulmavanem kutsus peigmehe ja ütles talle, igaüks paneb esmalt lauale hea veini ja kui juba küllalt on joodud, lahjema. Sina aga oled hoidnud hea veini praeguseni alles. See tegu Galilea Kaanas oli esimene tunnustärk, millega Jeesus avaldas oma kirkust, nõnda et ta jüngrid jäid temasse uskuma. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Head sõbrad, tänase pühapäeva teema on Jeesus ilmutab oma jumalikku väge. Ja me oleme kuulnud evangeeliumi Jeesuse esimesest imeteost Kaana pulmas. Johannese evangeeliumi järgi siis esimesest imeteost. Ja kuna ühte jutlusesse ei ole võimalik mahutada selle loo kõiki nüansse ega Jumala sõna kogu rikkusi, siis tahan teiega täna jagada oma mõtteid 3 olulise teema üle selles evangeeliumis. Esmalt, Jeesus ilmutab oma jumalikku väge meie igapäevaelus ja meie argipäevas. Võib-olla meile ei ole see väga üllatav, et Jeesuse esimene avalik imetegu toimus pulmas. Aga kui me prooviksime ennast asetada Johannese evangeeliumi esmaste lugejate hulka, siis võis see kutsuda esile hämmingut ja isegi mõistmatust. Just nimelt see, et see tema esimene imetegu ei leidnud aset Jeruusalemma templis, mõnes Galilea sünagoogis, palverännakul, mõnes rabide või kirjatundjate peetud teoloogilises vestlusringis, kus arutati toora nüansside üle, vaid see toimus pulma peal. Mitte mingis spetsiifiliselt usulises või religioosses kontekstis. Meil ei räägita ka täpsemalt sellest, mis pulm see niisugune oli, miks Jeesus oli oma jüngritega sinna kutsutud, miks viibis seal tema ema, kuidas nad olid pruutpaariga seotud või kes see pruutpaar üldse oli. Ja kui nendest asjaoludest ei kõnelda, siis võib siit järeldada, et nendel üksikasjadel ei olegi selle loo kontekstis suuremat tähtsust. Ja me võime siit minu arvates ka järeldada, et Jeesuse viibimine pulmas ei olnud midagi ebaharilikku, mida oleks pidanud lugejale eraldi põhjendama ja ütlema, et nüüd oli selline erakordne hetk, mil mingil erilisel põhjusel oli see siis seos pruutpaariga või mingi muu kohtumine,
oli Jeesus pulmas. Pigemini mainitakse seda sissejuhatuses justkui mööda minnes, et Galilea Kaanas olid pulmad. Jeesus oli oma jüngritega ka kutsutud. Ja pigem võib siis siit järeldada, et see oli midagi tavalist. Mitte võib-olla igapäevast, aga siiski tavalist, mida ei pidanud eraldi lugejale selgitama. Siis seda, et Jeesus oli ühisel peol oma sugulaste, sõprade ja lähikordsetega. Kui me tänapäeval räägime palju oma kogudustes ja kirikus sellest, et me peaksime minema kirikumüüride vahelt välja, nii otseses kui ülekantud tähenduses. Peaksime minema sinna, kus on inimesed oma rõõmude ja muredega. Peaksime minema sinna, kus tehakse tööd ja peetakse pidusid, kus toimuvad laadad, festivalid, spordivõistlused, koolilõpupeod, pulmad, juubelid ja matused. Siis Jeesuse ja tema jüngrite jaoks on see olnud midagi enesestmõistetavat. Kord umbes 100 aastat tagasi kirjutas Anna Haava luuleread, mida me armastame ikka konverentsidel tsiteerida kui olulist meeldetuletust kirikuõpetajatele. Ta ütleb vastu alla rahva hulka õpetaja karjane, et ei kasvaks kuristikud kaljud teie vahele. Ainult käsud, õpetused, ei need rahvast õndsaks tee, kui ei saa sa sõbraks olla ega vennaks temale. See on muidugi oluline meeldetuletus kõigil aegadel ja mitte ainult kirikuõpetajatele ja otse karjase ametis olijaile, vaid kõigile kristlastele. Aga me näeme ka tänasest evangeeliumist, et Jeesus oli just niisugune õpetaja ja karjane, kes astus alla rahva hulka ja oli Jumala poja ja õnnistegijana ka sõbraks ja vennaks. Ja miks see meie jaoks oluline on sellepärast, et nii võime ka meie loota ja olla kindlad, et Jeesus ilmutab oma jumalikku väge ka meie seas ja meie elus. Just seal, kus meie rõõmustame rõõmsatega ja nutame nutjatega, nagu Püha Paulus meile tänases epislitekstis meelde tuletab. Kas me siis oleme oma kutsumuse ja oma ameti poolest juhid või teenijad, hingehoidjad või õpetajad, kus me iganes siiralt oma kutses ja ametis toimime, seal ilmutab ka Jeesus oma jumalikku väge. Ja selles kõiges on inimeseks saanud ja inimeste keskel oma väge ja kirkust ilmutanud Jeesus meie lähedal ja meie kõrval. Ja me ei pea kartma, et meie igapäevased ja maised mured talle midagi ei tähenda. Või et me võiksime end temaga siduda üksnes mingis kitsas religioosses või vaimulikus või kiriklikus sfääris. Vastupidi, tema tahab ja saab ilmutada oma väge, oma armastust ja heldust ka siis, kui lõpeb õli meie astjates, nagu tänases lesknaise loos, või vein meie vaatides, nagu Kaana pulmas. Veel kord, Jeesus on meie issand ja õnnistegija mitte üksnes vaimulikus sfääris, vaid kogu meie elus. Tema saab näidata väljapääsu seal, kus meil on kitsas käes ja luua lahendusi seal, kus meie enda mõistus on nii-öelda kokku jooksnud. Ta saab õnnistada meie igapäevast tööd ja leiba, pereelu ja inimsuhteid. Ja kui meid läkitatakse iga jumalateenistuse lõpus maailma, ja see on üks
väga oluline osa jumalateenistuses. Minge rahuga, teenige Issandat rõõmuga. See ei ole mitte lihtsalt tõdemus, et jumalateenistus on läbi, võime südamerahuga koju minna, vaid meid läkitatakse teenima. Siis samavõrra kehtib see ka teistpidi. Jeesus ei jää kirikuhoonesse maha meid ootama järgmise pühapäeva või järgmiste jõuludeni, vaid tema ise tuleb meiega kaasa. Tema ise teenib meid, annab meile julgust ja jõudu, tarkust ja armastust. Teine tõsiasi, mida tahaksin täna puudutada, on see, et Jeesus hoolitseb meie eest ja ta ilmutab oma väge heldelt, rikkalikult ja külluslikult. Eestlane on üldiselt harjunud olema kokkuhoidlik ja säästlik. Mitte nii nagu näiteks ukrainlased või slaavlased üldse, kes palgapäeval või pühade ajal teevad suure peo, kallid kingitused, kostitavad kõiki ja pärast seda lähevad võib-olla tuttavatelt laenu võtma. Eestlastena me oleme harjunud olema säästlikud, kõrvale panema, mustadeks päevadeks säästma, investeerima. Eks ajalooline kogemus on seda meile ka õpetanud. Ja kui me midagi kingime või välja anname, siis ilmselt meis kõigis on kuskil ka see oma sisemine pidur, et me siis liiale ei läheks. Ja seetõttu on mõnikord Eesti inimese jumalapilt samuti natukene selline säästlik ja kokkuhoidlik. Et ta annab küll, aga igaks juhuks mitte ka liiga palju korraga. Ja seetõttu võib meile mõnikord taas tunduda võõristav see piiblis ikka ja jälle korduv motiiv Jumala heldusest. Kui psalmides öeldakse taas ja taas, et Issanda heldus on suur kuni taevasteni või et see kestab igavesti, siis tegelikult see ju tähendab, et sellel ei ole piire. Meie inimestena võime muidugi need piirid panna, kui me piltlikult öeldes läheme ookeanist sõrmkübaraga vett ammutama. Meie vastuvõtuvõimel võivad olla piirid, aga Jumala heldusel neid piire ei ole. 16. psalmis öeldakse, rõõmu on rohkesti su palge ees. Meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks. Johannese evangeeliumi 10. peatükis ütleb Jeesus, mina olen tulnud, et neil, see tähendab minu omadel, minu jüngritel, oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. Ma olen osa sellest lausest valinud oma piiskopi vapi motoks. Ladina keeles ut vitam habeant, et neil oleks elu. Need on need samad Jeesuse sõnad. Ja kui me heraldikuga arutasime, siis tundus, et see sõna abundantius ülirohkesti või külluslikult ei mahtunud hästi ära. Nii jäi see siis mu enda juurde mõelda. Aga ka siin rõhutatakse, Jumal ei koonerda meile elu kinkides. Ta ei anna jao pärast või natukese haaval, vaid ülirohkesti. Ja täpselt sellest räägib ka tänane evangeelium. Jeesus muudab vee veiniks, et pulmarahvas saaks pidutseda. Ta ei oleks võinud ka öelda, et pidu on juba kestnud, aitab nüüd, küllalt on söödud ja joodud, minge nüüd koju, tehke tööd ja nähke vaeva, siis tuleb armastus. Vaid ta teeb imeteo, et see pidu, see pulm, mis toona võis tõesti kesta päevi, saaks jätkuda. Edasi Jeesus ei tee mitte ükskõik millist veine, vaid parimat. Ja pulmavanemgi imestab ja ütleb veinele, et vaata, tavaliselt tehakse nii, et alguses kõige parem vein ja kui siis on juba joodud ja pead soojad, siis ei ole väga suurt vahet, mida sa annad neid veega segada. Aga sina oled teinud vastupidi, sa oled hea veini hoidnud praeguseni alles.
kolmandaks, Jeesus ei tee veini mitte natukene, paar pudelit, vaid 600 liitrit. Noh, eks neid inimesi oli ka palju seal koos, aga kogu selle loo jutustamise loogika annab meile edasi sellist külluslikku hoolitsust. Muidugi ei ole see ainus lugu evangeeliumides ja me ei saa siit järeldada, et Jeesus oli hedonist ja põhiliselt pidutsemisega ta tegeleski ning prassimine ja alkoholism on väga head ja eeskuju väärivad asjad. Seda me siit järeldada ei saa. Aga kindlasti ei toeta see lugu ka niisugust kuvandit Jeesusest, kes keelab meil elus ära kõik rõõmud ja naudingud, kelle järgijad peaksid üksnes idusid sööma ja vett jooma. Vaid olen küll seda meelt, et ka tänases evangeeliumis Jeesus julgustab meid tegema oma elus ruumi tähistamisele, pidutsemisele, heale seltskonnale koos heade roogade ja jookidega. Aga ennekõike julgustab ta meid olema kindlad, et temaga koos käies ja teda usaldades me saame osa tema headest ja külluslikest andidest ja hoolitsusest meie eest. Kolmandaks, millest tänane evangeelium meile kõneleb, on usk Jeesusesse. Ja meie lugu, nii nagu ta toonase kuulaja jaoks algas ilmselt mõnevõrra ootamatult, tegelikult ka lõpeb üsna ootamatult. Sest kui see veiniime oli toimunud, siis kuidas meie võiksime järeldada selle loo jätkumist, oleks võib-olla umbes nõnda, et rahvas siis sõi, jõi, tantsis, pidutses. Mitu päeva kestsid rõõmsad olengud ja siis mindi lõpuks rõõmu ja tänuliku meelega koju. Aga tegelikult sellest ei räägi evangelist midagi. Me võime oletada, et see ju umbes nõnda oli. Aga mida ütleb evangelist Johannes, on sootuks teise suunda. See tegu Galilea Kaanas oli esimene tunnustäht, millega Jeesus avaldas oma kirkust, nõnda, et ta jüngrid jäid temasse uskuma. Me näeme, et evangelist Johannes tõlgendab seda Kaana pulmas toimunut mitte lihtsalt kui rõõmsat ja külluslikku pidu või efektset imelugu, vaid tunnustähte või märki. Sellel kreekakeelsel sõnal semeion, märk, tunnustäht on Johannese evangeeliumis väga kandev teoloogiline tähendus. See kordub ikka ja jälle. Ja see on mingi niisugune sündmus või olukord või tegu, mille kaudu Jeesus avaldab oma kirkust. Ja see kirkus on palju enam, kui võime sooritada imetegusid. See on kirkus, mis täiuslikult avaldub alles Jeesuse ristisurmas ja ülestõusmises. See kirkus on tõde selle kohta, kes Jeesus viimselt on. Mitte lihtsalt trikimeister, mitte lihtsalt hea peoperemees, vaid Jumala poeg, Messias, kelle tulekuga siia maailma on alanud uus ajastu. Uus ajastu, millest juba Vana-testamendi prohvetid kõnelevad viidetega suurele peole, kus on rammusad road ja head veinid. Kaugeltki mitte kõik pulmalised ja selle sündmuse tunnistajad ei näinud vee veiniks muutmise imes märki või tunnustähte Jeesuse kirkusest. Näiteks teenrite kohta, kellest evangelist ilmselgelt teatab, et nad olid selle loo tunnistajad, nende kohta ja nende usu kohta ei öelda midagi,
ei öelda, et nad oleksid hakanud temasse uskuma. Ja me näeme seda evangeeliumidest ikka ja jälle, et imed või märgid või tunnustajad küll äratavad ja kinnitavad usku. Aga paradoksaalselt samas nad ka eeldavad usku. Sest see on ikkagi meie inimeste otsustada. See on meie nägemise ja valiku küsimus. Mida me ühes või teises sündmuses näeme. Ja nii mõnigi kord võib meiega olla nagu selle mehega, kes kord jõululaupäeva hommikul kaubanduskeskuse parklas, kus kõik boksid olid hõivatud, närveldas, et ta peab kingitused varuma ja sisseostud tegema ja palus siis Jumalat, et aita mind nüüd selles olukorras. Talle meenus tegelikult ka, et koguduse liikmeannetus on tegemata ja lubas sellegi ära teha, kui Jumal appi tuleb, et ta kõigi asjadega ühele poole jõuab. Ja kui ta selle palve oli palunud, siis korraga tema kõrval boksis oleval autol süttisid tuled, auto käivitus, tagurdas sealt välja, blokeeris kenasti ära ka vastassuunas tulijad, nii et mehele oli koht täpselt vaba. Mees parkis oma auto sinna ja ütles siis Jumalale, et olgu nüüd pealegi, ma seekord sain ise hakkama. Ära endale tüli tee. Mõningi kord on see meiega ka nõnda. Et kui siis Jeesus oma jumalikku väge on ilmutanud, siis me mõtleme 5 sekundit ja meile tundub, et asjad lihtsalt juhtusid niimoodi või ma ikkagi ise oma suure tarkuse ja elukogemuse ja hoolsusega sain asjad lahendatud. Kaana pulmas said 100 inimesed Jeesuse imeteo läbi osa toredast peost ja parimast veinist. Aga üksnes jüngrite kohta öeldakse, et nad hakkasid Jeesusesse uskuma või et nad jäid Jeesusesse uskuma. Ja nendele kinkis Jeesus selle Kaana pulma imeteo läbi midagi palju enamat kui hõrku joogipoolist ja rõõmsat peotuju jätku. Ta kinkis neile usku endasse kui Jumala pojasse ja õnnistegijasse. Usku, mis vabastab, mis päästab, mis teeb õndsaks. Ja seda usku me tahaksime temalt paluda täna ka iseendale, kui me oleme tema nimel ja tema kutsel siin koos ja peatselt samuti tema külalistena pühal armulaual leiba murrame ja karikat jagame. Jagan siinjuures ja selles kontekstis ka üht omaenda hiljutist Kaana pulma kogemust. Aasta viimastel nädalatel oli meie koguduse eelarves annetuste real puudu umbes 6000 eurot. Ja nagu mitmel varasemalgi aastal pöördusin siis üleskutsega koguduse liikmete ja toetajate poole, et võiksime üheskoos selle summa kokku koguda. Muidugi ka palusin Jeesust, nagu ikka, et ta seda ettevõtmist õnnistaks ja avaks annetajate südamed ja käed, kui see on tema tahtmine, et me saaksime siit edasi. 31. detsembriks kogunes annetusi üle 3 korra rohkem, kui ma olin küsinud. 6000 euro asemel pisut üle 18 000 euro. Tunnistan, et niisugused imed teevad tänulikuks ja alandlikuks ja muidugi on seal ka see hetk, kus tundub, et oi, mina olen teinud nii suurepärase kampaania. Mind usaldatakse, minu küsimise peale annetakse. Aga kui sellel hetkel ja sellisel kõike iseenda arvele kirjutamisel siis minna lased, võid sa saada aimu, et taoliste sündmuste ja imetegude kaudu tahab Jumal õpetada meile midagi hoopis enamat kui seda, et teda usaldades võime oma majandusmuredele saada lahenduse.
ta võib meile õpetada ka seda, kuidas usaldada, kuidas käia Jeesuse järel. Kui ma jõulueelsel nädalal käisin Viljandi haiglas ühe mehe surivoodil, kes oli aastakümneid meie kogudust toetanud ja südames kandnud, siis ta küsis minult mitu korda üle, et kuidas Jaani kogudusel läheb, kuidas just majanduslikus mõttes läheb. Ja eks ma ütlesin, et meil pisut on puudu, aga küllap me saame hakkama. Heade inimeste abiga alati oleme saanud. Ega ma ei hakanud mingeid summasid nimetama ja tahtsin, et hea kaaslane saaks rahuliku südamega uinuda ja Jeesuse juurde minna, ilma et ta peaks Jaani koguduse majandusmurede pärast nüüd oma viimsetel tundidel ja päevadel mõtlema. Mõned päevad hiljem väga uinus Jumala rahus. Ja kui ma 31. detsembril kuskil keskpäeva ajal tulin Viljandi vanalt kalmistult urni mulda sängitamiselt, oli selline kena talvepäev, olime perega olnud koos, siis kodus oma maja ees enne autost väljumist, nagu ma mõnikord teen, pereliikmed teavad, et sõidan maja ette ja siis enne tuppa tulekut võtan telefoni, vaatan, et mida keegi kirjutanud või saatnud on. Siis nende mõtetega sealt kalmistult tulles lugesin ühe koguduse liikme sõnumit, kes kirjutas, et tema ettevõtte kandis äsja meile üle 8000 eurot ja ainus, mida ta palub, on see, et ma ei hakkaks seda kusagil nimeliselt esile tõstma, vaid et jäägu mõned asjad tema ja Jumala vahele. Head sõbrad, ja eriti teie, kes täna koguduse uue nõukogu ja juhatuse liikmetena täna võtate vastu Jumala õnnistuse selleks teeks, mis on ees. Tahame soovida ja paluda, et Jeesus ise avaks meie silmad, meie kõrvad, meie südamed nägema tema kirkust ja tema armastust. Ja et me võiksime olla kindlad, et koos temaga teele minnes on meiegi elus samamoodi nagu Kaana pulmas, kus pulmavanem imestab ja ütleb, et parim vein on hoitud siit saadik. Kui me Jeesusega läheme, siis on ka meie elus samamoodi. Parim on alati alles ees. Ja mingem siis üheskoos tänu ja rõõmuga, usalduse ja lootusega vastu Jumala parimale osale, nii siin maises elus kui kord igavesti. Tunnistagem oma usku Jumalasse, Isasse, Pojasse ja Pühasse Vaimsusse.